on Juhan Vaabel, sündinud 1. juuni 1939, saadeti välja Mulgimaalt talust 14. juunil 1941. Koosseisus isa August Vaabel, ema Leena, vanaema Leena Vaabel ja ema Helmi Vaabel. Koos jääb ka külla Tomski oblastisse. Isa viidi, loomulikult lahutati kohe ära ja viidi Gulagi Sosva kallastele, kus suri 38-aastaselt. Nagu see oli omapärane küla. Mina sain infot selle laagrite elu kohta Mats Laarmanist käest, kelle andmed on Teadusakadeemia, tema andis ära, kas nad säilivad, need andmed. Seal oli kirjas näiteks, kuidas minu isa suri. Tema suri koos 16-aastase poisiga abiapaloojast ja seal oli ette nähtud niimoodi selle laagris, et pidi elama 6 kuud. Kui sa elasid rohkem, siis oli metsatööd olid ja siis see tee tööle minekuks suurendati ja kui oli juba näha, et inimene sureb ära, siis läbi soo, ütleme, otsetee oli 5 kilti üks otse, siis mindi 8, nii et tee peal soo piirkonnas sureks ära ja siis pandi neid ritta sinna nagu puid, et siis kevadel olid suurveed, seal Siberis või seal ei olnud Siberis, oli nagu luurelites ka suur vesi ja siis see vajus nagu sohu. Ja siis ei olnud mingit probleemi. Kas see päris õige on või ei ole, aga minul on ka väike konspekt selle kohta. Tema oli vana mees ja rääkis kõik ausalt. Ütles, et neid instrueeriti, kui nad laagrist välja said. Seal said need vanad mehed, need olid igast kunstnikud ja niisugust, kes valdasid 5-6 keelt ja kasutati neid mingisugused tõlkidena ja niisugune abitöödel või kirjatöödel ja siis neid instrueeriti, et nemad peavad rääkima teatud stsenaariumi järgi. Ja see ütles, et stsenaarium on niisugune, et siis maeti ja kuskil nii edasi. Ja võib-olla kunstlik haud on ka, aga tegelikult fakt on niisugune. Kuna ma mitte midagi ei tea, kuidas me saabusime, kuidas me sõitsime, ainult juttude järgi, seda ma ei hakka rääkima, ei ole mis mõtet. Aga seal elasime 1945, tuli välja, et siis samas rajoonis elas minu tädi mees, oma emaga oli välja saadetud, põhjusi ei tea, aga minu ema otsustas taotleda komendatuuri ees luba, et sinna külla minna. Ja see luba tuli ja läksime elada Novososnovka, see on ka Tšainski rajoonis, kus oli võrdlemisi palju eestlasi. Aga kuna minu emal oli sõbranna Eesti ajaks Helli Raud, see on Neeme Raua vanaema ja nendel oli poeg Jaan, kes sai minu sõbraks ja me olime nagu vennad ja Sosnovkasse tuli Raud, perekond tuli ka minu juba nagu ema nagu sõbranna juurde elama ja seal siis elasime. Minu saatusest ei ole mingit eripära kuni teatud momendini. Kõik oli nagu standardne, käisime koolis. Tegelikult koolis me väga ei käinudki, sest kõik me teadsime, et keskkooli lõpetamine on võimatu, kuna keskkool ei olnud. Oli üks keskkool keskuses, kus oli 7-klassiline oli põhikool. Meil oli suur küla, põhiline rahvas olid mordovaalased, baškiirid, nanai, kõige rohkem oli algul oli ukrainlasi, aga kõik olid vene keeles ja kõik me venestasime. Kui näiteks 2-aastaselt ma ei teadnud vene keeles ühtegi sõna, 3-aastaselt ma olin juba tõlgina, töötasin, kus töötasin. Midagi anti, kommi muidugi ei antud, sest kommi keegi ei teadnud. Ja siis nagu 9-aastaselt muutsin praktist keel oma põhikeeleks
muutus vene keelt, kuna ema oli tööl juba, kui mina magasin, no veel magasin, ja kui tema tuli töölt, siis ma juba magasin. No ja nii elasin praktiliselt üksinda. 7 klassi lõpetasin ära, unustasin ära, et Kosetäpka külas suri vanaema nälga ja siin on ka üks moment, kuna mind toiti ja mina olin kogu aeg vanaema süles ja Vene ahi seal ahju suu pealt tuli sooja, oli tohutu nälg, sõime põhiliselt naerist, looma peeti, aga esimest aastat olid väga rasked, surid ära, lapsed seal, kiivid, mingisugused vaimulikud olid, paistab, et need sugulased, mis praegu ka, seal oli aastakiivid, see oli vaimuliku abikaasa, nimi jäi meelde, temal oli 4 last, 2 poega surid ära. Nii palju veel nüansse, et meie nagu, kui matust olime, siis saime süüa ja me sisuliselt rõõmustasime, Jaaniga hüppasime, et jälle tulevad vist matused. Häbi meile, aga me olime nii lollid veel, tema oli natuke vanem minust ja siis Sosnovka elu juurde tagasi. Kuna mul on midagi teatud määral vedu, et mina pärast põhikooli lõpetamist läksin kombaineri kursustele ja olin kombaineri juhi abi. Ja töötasin kuskil septembri lõpuni, tulin koju, must, läbi pigitanud õliga, riideid ei olnud, vati jope oli ja 2 särki, ja kes poisikene ikka peseb. Ja oli ema koju, ema hakkas nutma ja ütles, mine õppima naaber rajooni, et mis seal sinust saab, et kui passi ei ole, dokumenti välja ei saa, et eluaeg töötada siin pärapõrgus sääset, raske töö, tasuta töö ja mina võtsingi riski ja läksin naaber vaba rajooni, Karpašovi linna. Need seigid hakkas niimoodi pihta, et sõjaväkke pidi registreerima enne 16 ja linnas pidi passi saama. Mina andsin andmed, kõik oli korras ja äkki tullatakse ja öeldakse, sina pead ära minema. Sina ei tohi õppida, sina ei tohi linnas elada, sa oled poliitvang ise ja poliitvangi laps. Jäeti minema. Kooli direktor tegi käskkirja välja heita, aga kuna ma olin nii naiivne, nii nõrgalt arenenud, ega mina ei vaadanud, ei lugenud, õpetajad olid seal nii targad, heatahtlikud, mitte keegi midagi ei öelnud. Mina käisin koolis kuskil 3-4 kuud. Minuga ainuke, mis ei küsitud minu käest. Ja siis lõpetasin ilusti selle klassi, selle enne passi saamist tuli see must auto, koos klassijuhatajaga viidi seebitama, et välja kohe ja teisõnaga see kooliõpetaja päästis ära ja siis selle keskkooli ametiühing, Matjanga keskkooli ametiühing, pedagoogiline kollektiiv ja taotles minu vabastamist. Teisõnaga mina sain vist Eesti NSV ülemkohtuste teda ma täpselt ei tea, aga mina sain passi ilusti kätte, mind lubati ja järgmine läksin oma kooli. Kuna ma olin enam-vähem 5 mees, siis kõik oli korras, lõpetasin selle ära ja jutti sain instituudi sisse probleemideta ja siis üks vähestest olen, kes suunati Eestisse tööle, kes riigikulu välja ja tagasi. See oli 1962. Nii et Venemaal ma olin jutti ainult 21 aastat, mõni kuu peale.